Upon the ridge an abbey stands, a baroque echo on these lands. The ancient charter's words resound from Ovar slopes on hallowed ground. Hermit cells in cliffs of stone, a tranquil lake, a world unknown. The golden gazer softly gleams, the ferry cuts the water seams. Chucheg's view, the air so wide, over Balaton's blue tide, blue tide. Uus hommik on alanud ja ma lähen täna siis Tihani avastamise retkele. Ja siin peaks vaatamist olema küll ja küll. Aga siin vasakul see paistab, et on paprikamaja. Paprikahatt. Punastest pipardest need asjad siin. Ja sees peaks igasugust taimset värki ja piprevärki saama kaeda. Nii vara hommikul veel luuad ukse ees. See maja, mille peal on kirjas Lavender Market. Selle kohta on Google Mapsis ka nimetus Tihania B. Ja kui lugeda natukene seda ajalugu, siis siin majas mängiti maha Austria-Ungari kuningriigi viimane vaatus. 1921 kuningas Charles IV püüdis teist korda võimu haarata, ebaõnnestus ja siis toodi ta siia koos oma naisega ja 5 päevana oli nad siin nagu vangistuses ja siis saadeti edasi Madeira saarele. Nii et selles suhtes ajalooline hoone. Ei saa kuidagi kaugemale, siin samas kõrval lavendlid ja Tihani. Et lavendlid ongi Tihani saarel suur teema, poolsaarel tähendab. Ja põhiliselt turistid tulevadki siia juunis, juuli alguses, kui on see suur lavendlite õitseaeg. Et siin saab lavendlist kõike enam-vähem. Mis puudutab Tihani kultuuripärandit, siis ma arvan, et nüüd ma olen lähenemas otse selle südamele. Siin samas kesklinnas jällegi, ei saa kesklinnast kaugemale, aga see on siis Benediktiini klooster, rajatud kuningas Andres I poolt 1055. aastal ja Püha Meeri ja Pühak Aignan nende pühakute tarvis. Loomulikult see maja siin päris niivana ei ole, sest ottomanid tulid ja tegid jälle maatasa või lõid selle kloostri elu siin laiali ja siis 18. sajandil mitu katset tehti seda uuesti üles ehitada. Ehitati siis sihukeseks kahetarniseks. Aga veel sellest kuningas Andres I ajast, et tema haud või matmispaik 11. sajandist on selles samas kloostris ja see on üks ja ainus hästi säilinud, kompaktselt säilinud kuninglik haud sellest kaugest keskajast ja selle kirikuga on seotud ka esimene ungari keeles kirjutatud lause kiriku või kloostriga. Kloostri taga on mingisugune park olemine. Et on käinud see Benediktiinide Austria ja Ungari omade käest ühe käest teise kätte ja veel erinevad käsi läbinud. Pärast teist maailmasõda, kui sovjetid tulid, siis nad tegid sellest kloostrist hoopiski vaestamaja. Aga nüüd on siis nagu taastatud või pigem saanud on temast turistlik vaatamisväärsus, et siin on täitsa sissepääsupiletiga sissepääsud. No hetkel on külastuskeskused suletud ja ega kui ma sinna sisse pääseksin, siis oli näidatud kaamera peal punane kriips, et filmine keelatud. Natuke ettekujutust kaardilt, et milline see Tihani poolsaar siis välja näeb. No see on see ülemine ots, mida ma nimetan siin kaelaks. Poolsaare kael ja no hakkasin eile siit seda kaela mööda tulema, kuni jõudsin siis siia Tihani põhiasula, ma arvan jah,
see on see Tihani põhiasulasse välja ja praegalt siin kolan siis ringi. Ja siin on, nüüd järgmiseks tahan siia ülesse poole minna, siin on ka mõned vanemast ajast, mõned vaatamisväärsused paar tükki. Vaatab, kas näeb neid, väikese tiiru teha ja siit alt seda, siin on need 2 järve näha. See on Outer Lake ja see on siis Inner Lake, mis kunagised vulkaanid maha jätsid. Eile ma vaatasin seda Outer Lake'i siit eemalt tee pealt ja täna tahaks minna vaatama seda Inner Lake'i. Ja muidugi võiks ära käia siin. Siin on üks huvitav vaatamisväärsus. See on siis keiseriidkoon või mingid huvitavad vulkaanilised kivid. Siin on siis see saade kõige lõunapoolsem tipp. Sadamaala saade kõige kõrgem kõrgus on 232 meetrit selle kaardi järgi, mõned allikad ütlevad, et 235, aga on ühesõnaga see saade kõige kõrgem tipp jääb siia. Et vaatab palju täna käidud jõuab, aga tahaks neid kõiki asju näha. Iseenesest see siin peaks nüüd olema Tihani vanalinna osa. Kohe sujuvalt siit kloostri tagant lähevad need tänavad, et näha on need võlkkatustega majad ja selline kivitee ja värk. Liiga vanad need majad ka ei paista äkki mingi 19. sajandist. Eho, Tihani kõla. See on üks skulptuur ka. See on üks päris kuulus atraktsioon või vähemasti oli, et väidetavalt kui siit selle naisterahva kuju juurest sinna kloostri suunas hõigata, et siis see kõlavat vastu, et kuni 15 sõna kajavat. No, tänapäeval on siin mingisugused segajad vahele tulnud, et no, siin ta kuulab, et seda kõla ei olevat nüüd kuulda muidu kui külmal talvepäeval. Aga siin päris füüsika on seal taga see, et see kloostri sein, et kui 19. sajandil sellisel kujul ehitati ja taastati, et siis see kloostri sein kõlab vastu ja sellest tekib see kõlaefekt. Aga loomulikult lisaks sellele teaduslikule jutule on ka igal lool hea legend juures ja see legend selle Tihani kõlaga käis umbes niiviisi, et oli kord olnud üks tumbprintsess. Ja siis oli olnud seal veepõhjas üks vetekuningas, kelle poeg oli haige niimoodi, et hakkab või surema. Ja siis oli see kuningas tulnud printsessilt abi küsima ja printsess oli andnud mingisugust kohalikku saare, mingit toidupoolist või asja. Ja siis see kuningapoeg oli terveks saanud, prints oli terveks saanud. Ja siis prints tuli, kui oli terveks saanud, vaatame siia, et maa peale seda printsessi ja leidnud printsessi nii kauni olevat, et armus ära. Ja tegi abielu ettepaneku või tahtis naiseks võtta seda printsessi, aga printsess oli keeldunud, et ei taha naiseks minna. Ja selle peale prints oli suurest südamevalust ära surnud. Ja kuningas muidugi vihastas, vetekuningas vihastas, lainete kuningas vihastas ja pani sellele printsessile needuse peale. Ja needus on selline, et ta on müüritud sinna kloostri müüri sisse ja peab alati vastama, kui keegi talle midagi hõikab ja sellest siis Tihani kõla. Veidi ilusat panoraamat, no siit paistab see Benediktiini klooster, suur Tihani küla ja vot siit ülevalt kõrgemalt on nüüd näha seda sisemist järve, mis tekkis miljoneid aastaid tagasi, siis kui siin vulkaanid möllasid, vulkaanide kokku varisemise järel. Et jah, et kuigi see Palatoni järv on suhteliselt uus ja noor, et järv tekkis 25 000 aastat tagasi, siis vulkaanid ja iseenesest Tihani poolsaar või see ala, see oli olemas ammu enne seda. Ja see sisemine järv siin olevat
25 meetrit kõrgemal merepinnast kui see Palatoni põhijärv. Niisiis Inner Lake ja siis on Outer Lake. See Outer Lake, ka siit ülevalt vaadates, ta paistab siuke pigem väiksem, kitsam, nagu nire moodi või siuksed ojakesed või ma ei tea, mis asjad olema. Et kui ma Google'i Maps'i esiotsa ei zoominud korralikult, siis vaatasin, et üks järv siin poolsaare peal on, et millest nad räägivad, et mis asi see Outer Lake on. Aga ei, tegelikult on ikkagist 2 järvekest. Lihtsalt see teine on väiksem, et teda on ajaloos mitu korda üritatud siin kuivendada, et kes põllupidamise eesmärgil ja karjamaaks tahtnud teha ja kes tahtnud siia veiniistandused teha ja viinamaal ja taimed kasvama panna. No selle koha peal kaardil on märge ja siin ka infoviit, et see on Old Castle Hill, vana kindluse küngas. Et siin juba 3000 aasta vanused koopad ja kaevikud on leitud, et pronksi ja raua ajast kohalikud. No siin on kirjas, infokirjas, et ungarlaste eelkäijad, aga tegelikult need olid ikkagist mingisugused muud hõimud. Ühesõnaga pesitsesid siin ja 70-ndatel tehti väljakaevamisi ja leiti igasuguseid vanu esemeid. Et kaitse mõttes hea koht. Seal kaugemal põõsaste taga, seal on Palatoni järv, siin põõsaste taga on suur järsak, et väga palju muud kaitset sul ei olegi vaja kui need looduslikud kaitsed. Kui ma siit kindluse juurest nüüd lähenen, siis on siin ka teine infoviit, mis seletab, mis sealt altpoolt edasi tuleb ja need on hoopis mingisugused munkade kaevikud pühendatud pühakule Püha Nikolasele ja 11–14 sajand olevat siin eraklikud mungad elanud ja täna külalised pidavad näha saama mingisugust 3 koobast, et kõik muud need punktid on kokku kukkunud. Ma ütlesin, mis ma ütlesin, munkade kaevikud, no tegelikult ma ei tea, kas see kloostrilaaadsetes kaevikutes elasid ainult mungad või elasid seal ikkagi naisterahvad ka, aga noh, lähme vaatame neid koopaid. Ja tõepoolest siin kiviseinas paistavadki need tehislikud koopad või kambrid, et 1952 oli see aasta, kui siin toimus mingisugune valing ja siis need ülejäänud koopad, need hävinesid ja ega need koopad ka 1994 nad kindlustati ja toestati ära. Ilmselt need sambad siis ehitati siin edasiste valisemiste toetamiseks, kaitsmiseks, et midagi säiliks. Pärast seda, kui 1984 olevat siit inimeste jäänuseid leitud. Vaatasin, et nii kitsas väike ongi, aga noh, täitsa tuva mõõtu. See oli siis nagu esimene koobas. Et naljakas, kirjade järgi pidi olema 3 koobast, aga mina näen siin 3 uksega ühte kambrit. Asoo, täitsa peidus. Ikka on siin mingisugused teised koopad ka. Need on lihtsalt veits lagunenumad. Ja sealt läheb midagi veel. Siis näete, vaatlik nüüd siin olema tõiates. Ja siin on ka midagi, mille kohta võiks öelda, et kunagi ilmselt oli ka kamber. Siin on ikka inimesed tulnud. Okei, need ettekujutuslikud kambrid, need olid kokku varisenud koopakesed, aga siin on nüüd üks päris säilinud kamber, mida võiks nimetada äkki number 2 korralikuks ruumiks. See on aedikutega piiratud, ilmselt sellepärast, et sealt ülevalt võib mingit kivipladi pähe tulla.
infokirjade järgi olevat olnud Ungaris 2 bütsantsi elakute kogukonda ja üks kogukond nendest elaklikest munkadest oli loodud siis kuningas Andreu poolt kusagil 11. sajandi keskel, siis kui ta selle kirikugi tegi. Ja siis nad kaevasid siia oma koopaid ja kaevikuid. Siin on nüüd see 3., mida mina näen, see paistab kõige uhkem. Siin sellel tahvlil oli, et isegi 4 tükki on täna säilinud, aga 1942, kui välja kaevati, siis leiti 9 suuremat ja 8 väiksemat koobast. Ja kui siit nüüd sisse minna, siis see on nüüd täiesti maja. Et esimene tuba paistab nagu siin võis olla ahjukoht ja teine on täitsa nagu täitsa tuba 3 aknaavaga või olid need laskeavad. Oval Hill, selline nõlv. Ohoo, ei olegi kõik. Siin on veel midagi, mingid käigud ja koopad. Jah, ma olen juba näinud 3 korralikku, ühte aedikuga piiratud enam-vähem korralikku, ehk siis on nagu 4 ja siis mingid, mis kunagi ilmselt olid koopakesed. Rannapromenaad. Räägitakse turistikirjades türkiis-sinisest veest. Ma ei tea, ma näen ainult tsemendikarvavett. Võib-olla see on ka see, et mis silm on ja taevast, mis valgused paistavad. Olen siin Tihani küla, sadama ja rannaalal. Suured katusealused ja värgid. Ja klooster paistab seal üleval. Tihani rongikene. Pannakse rahvas sisse ja siis ilmselt läheb sõiduks. Aga siit nendest suveniiriputkadest sealt eemal mul isegi õnnestus leida üks sõrmkübar. Ja võlabki üles siit mäest lilla rongikene. Üks kaob ja näed, teine valge rongikene tuleb vastu. No see on nüüd üks siis Tihani päris lavendlimaja Google'i kaardil ka. Ja Tihani küla, et see on elanike mõttes väike. Mingi 1400 inimest, aga Ungari kõige kõrgema elatustasemega pidi olema ja väidetavalt üks põhisissetuleku allikaid olevadki need lavendlid. Ja ma nüüd ei tea, kas lavendlid ise või siis need turistid, mida lavendlid ja lavendlimaja kohale meelitavad. Kulinaaltooted, käsitsi tehtud seebid, lõhnad, mida kõike sellest lavendlist tehakse. Siiski lavendli lõhnade nuusutamise asemel, natuke ma sain nuusutada. Ma tulen appi siia loodusse. See on nüüd see Inner Lake sisejärv. Ja küll siin palatsi peal on palju rahvast, et pidavad siin olema linnud ja asjad, aga ma näen rohkem neid, kes sätivad omale päevitusmatte laiali. Kohalikud, kodustatud ja paistab, et rahumeelsed sarvilised. Neid ka soovitatakse turisti juhendites vaadata. Ja väikesed maaoravakesed. Vaat kui lähed. Ja siit upsti kadus furgu. Siis juba püsti ja teeb amps.
et kirjad on väljas, et neile loomakestele toitu tegelikult anda ei tohi, aga ikkagi ma näen, et turistid ligimeelitamiseks annavad. No näed, ta näeb, et mina siin, inimene, ja tuleb vahepeal juurde, justkui oodates, et anna midagi. No nii, seda asja teha ei tohi. Mis tehakse seal? Seda asja. Järgmine märk osutab keiseliitide alale, sellised kivimürakud kuskil küngaste tippudes. Ja siis, kui see põhiline vulkaanimöll maha rauges, siis eks maa all need gaasid ja värgid jäid ikkagist nagu pinge alla ja siis sealt imbusid välja sadade aastate jooksul või isegi tuhandete ja kivistusid ära. Ja siin Tihani saarel neid kivistusi, neid keiseliite peaks olema mingi 100 tükki ja ma nüüd liigun sinna suunas, mis peaks neist kõige prominentsem olema. No siin näitab Google Maps nüüd ühte vaatamise kohta. See on ilmselt vaatekoht. Seal Tihani siis asula punaste majadega. Siin see Inner Lake. Ja loodus ka, ega need metsad ei ole siin üldse antud. Et mingi, näiks inimesed tulid see karjatama ja tahtsid ellu jääda. Ja mingi hetk, mingi 150 aastat tagasi enam-vähem olid metsad siit Tihani poolsaarelt nii maha võetud, et ainult 3% oli järel seda looduslikku metsaga kaetud maad. Nüüd on lastud taastada kuigi palju, 20% pidavat olema siis nii-öelda looduslikke metsasid. Alanjas Keisirgap. See peaks siis olema see kõige prominentsem keiseriidi koonus. Näha, et teisigi. Ma vaatame tulla. Ma siit tipust põhimõtteliselt need samad vaatad, mis vaatekohast. Ja see on üsna palju on neid kive. Tea, kas siit kunagi suitses midagi. Väävlit ja kaltsiumi ja magneesiumi ja väni ja mida iganes välja. Millest iganes need kivid on moodustunud. Natuke altpoolt on isegi vaade kõige uhkem. Ja siin on pildi peal näha, mis toimus, kuidas need tekkisid, need kivimoodustused täna ja kuidas oli. Ja siit rajad need näitavad edasi mitmele poole astmist. Põõsus vana kelder. Mis iganes hoone see oli. Siin demonstreeritakse kiviformatsioone. Palatoni kõrgemalt Aplants ehk siis põhjapoolsest servast. Paharat Tihani rõhv. Ja nüüd ma olen selle poolsaarekese suhteliselt otspunktis siin sadamas. Siin pakitakse rahvas ja autod kraami peale ja läheb sõit teisele poole. Ja tundub, et neid kraame käib õite tihti. Et üks läheb, teine tuleb, mitu tükki korraga vee peal. Ja see on see koht, mis on kõige lühem otspunkt nagu põhja ja lõunakalda vahel. See vahemaa on ainult 1,5 kilomeetrit. Et see Tihani poolsaar teatud mõttes nagu jaotab selle Palatoni järve 2 ebavõrdse suurusega järveks ja 1,5 kilomeetrit vahel ja juba vanad roomlased teadsid, et see on hea koht ühelt kaldalt teisele sõitmiseks.
jalutusrada läheb läbi miski suht nuubi hotelli territooriumi ja seal oli värav ees ja või need tõkkepuud ja tõkkepuude kõrval putkast mehed hüppasid kohe välja. Kuhu nüüd? Ja midagi ungari keeles seletas, ma ei saanud aru, aga õnneks siin on need rajamärgid näha. Siis ma osutasin neile rajamärkidele ja näitasin näpukestega, et tipp. Walking, siis nad said aru ja lasid mu läbi. Nimetatud hotelli peamaja, hotell Club Tiffany. Ja mina hotelli kõrvalt kohe osa vahele ja siin on mingisugune vana kirikulaadne ehitus varemad olnud. Looduse hääled on siin kohati päris valjud. See meenutab mulle, et Tihanisse olevat saanud Ungari esimene looduskaitseala 1952. Vist oli see. Vaatekoht Palatini järve läänepoolsele pikemale otsale. Mul hea vaadata, kuidas ma sealt tulin kuni siia Tihani poolsaarele. Nii naljakas, inimesed tulevad vastu ja kõik ütlevad Jonapot. Ja mul on nii raske vastu öelda seda sama sõna. Jonapot ikka tahab tulla see hello. Jonapot on siis hello ehk tere, tervitus. Aga mulle kõlab see nagu jona on õunad, jonakold, jonakored. Ja minule mingi õunad ja siis pott on nagu pott või pütt. See kõlab nagu õunapütt. Vaatekoht. Eramergitud. Ja siin on ilmselt üks nendest 100 keisariidist, mis siin Tihani poolsaare peal on. Ja kõndimine nagu terrassil. Sujuvalt olen jõudnud Tihani kõrgeimasse tippu. Ja siin on isegi tipumärk. Tega vaata. Ja siit paistab ära nii ida poole. Sinnapoole suured põllud ja metsad ja siis see vesi siit ääne poolt samuti segi või kuidas seda tippu nüüd hääldataksegi. Aga paistab, et siit kusagilt peame hakkama nüüd alla kikerdama ja siiski siit teiselt poolt natukene lihtsamalt ajalt, kus isegi treppi on tehtud. Ja Tihani küla punased katused ning kirikutornid paistavad. Hakkab ring täis saama. Astun siin Outer Lake'i ja teisel pool kuskil. Seal on Inner Lake nende kahe vahelt läbi ja sihtmärgi poole.